videolõunatund Nõmme raadios. Tere ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luisk ja see siin on Vabaduse hääl. Saade järjekorra numbriga 116. Eetrisse mineku aegu on meil juba uus aasta. Ma loodan, et teie aastanumbrid vahetusid meeleolukalt, rõõmsalt ja kandes seda tunnet, et midagi uut võiks tulla. Aga see midagi uut tunne võiks meis käia pidevalt läbi. Kas või igapäevaselt, kui me sattume samasse olukorda isegi korduvalt ja korduvalt, mingi hetk sellele olukorrale öelda, et aga ma valin midagi muud. Ma valin teistmoodi sellesse olukorda sisse minna. Ma valin teistmoodi sellest välja tulla. Ühesõnaga, valida ise midagi muud. Isegi siis, kui sulle tundub, et sa oled selles mingis stagneerunud seisundis, kas või meil on riik ja meil on vabariik. Ja sa vaatad seda ja mõtled, et tahaks nagu patrioot olla, aga mida asja? Mis see on? Ja ma tulen praegu seda saadet tegema natuke sellise šokeeritud tunde pealt. Trehvasin, isegi ise ei vajutanud käima, mees kuulas. See keegi naisterahvas, kelle nime ma ei mäleta, aga kes kuidagi figureerib paljudeles ja üldjuhul, kes seal palju figureerivad, neil mingit selgroogu väga ei ole. Nii et seda, mis ma nüüd väljendan, ma isiklikult temale pahaks ei pane. Ilmselt keegi palus niimoodi öelda või küsida. Intervjuu Karisega ja kus ta siis küsib, mis väärtusruumis tema elab ja president ei vastaks siis isa või vanaisana. Ja mulle mõjus see väga võikalt. Te olete just ära tümitanud inimese täiesti alusetult. Keegi väljendas oma isiklikku arvamust ja selle pinnalt anda ühiskonnale sõnum, teil ei tohi olla oma arvamust. Ja nüüd siia maali hoiat, aga kui ta on nõukogu esimees, siis niimoodi ikka ei saa. Tead inimesena, me oleme ükskõik mis positsioonis me oleme. Meie inimene on ikkagi meie sees olemas. See, kes me oleme inimesena. Ja mitte kunagi, mitte üheski ametis me ei saa öelda, et nii. Nüüd minu inimene jääb koju, sest ma lähen tööle. Sest mis otsuseid sa seal tööl teed, kui sa ei ole enam inimene. Inimene jäi koju, õhtul lähed korjad üles. Ma arvan, et need, ma ei tea, kas ajalugu päris nii olnud, väiksed siuksed kahtlused on, aga need, kes tegid Natsi-Saksamaal igasugu inimkatseid, väidetavalt on ju. Isegi kui see ei olnud päriselt, siis igasugu võikeid asju ajaloos on ette tulnud, on tehtud, tehakse täna, tehakse edaspidi, mis tundega lähevad koju need, kes on just saanud hakkama millegi ebainimlikuga ja siis nad teevad oma inimese asju. Käivad potil nagu inimene, räägivad lähedastega juttu, võib-olla naiselegi teeb hea tööd musi ja uurib lapselt, kuidas elu läheb, kuidas koolis läheb, mis iganes. Aga olla mingil ametipositsioonil niimoodi, et sa ei ole inimene, see loobki pinnase sellele, et me ühiskonnas laseme juhtuda mingitel asjadel, mis ei teeni meie üldist huvi. Ja see, kuidas vajutatakse nüüd peale. Nüüd vasta, mis väärtusruumis sina oled või teie olete, aga siis mitte isa ja vanaisana. Ja mul oli täpselt see tunne, et isad ja vanaisad, te olete sihikul. Just teie oletegi sihikul, sest teie võite endas kanda midagi väärikat, midagi elu kandvat. Ja nüüd paneme oma pudrumulgukesed kinni, sest see ei ole lihtsalt parketi kõlbulik. Meil parkett on siin, vabandage väljendest, see lihtsalt käis mul peast läbi ja kui mu pea juba selle genereeris, siis pedelibe. Ja kui sa siin niimoodi, tatsud niimoodi püsti püsida, sa ka midagi valesti ütleks ju, ja ainult vikerkaared ja muud asjad on ju, kuigi vikerkaar minu jaoks on meie vikerkaar, see, et keegi tahab seda ära rüvetada, see on nende asi. Mina sellega kaasa ei lähe, aga seda sümboolikat nad kasutavad ja päris alatult tegelikult. Sest algupäraselt tähendab see midagi ilusat,
Ja, aga tänapäeval me olemegi vist sellises kohas, kus kõik tulebki pahupidi pöörata. See põlvest põlve kestmine, esivanemate pärand, isad, vanaisad. Ja kui siin eelmine aastavahetus rüvetati emadust, et kuidas lapsi seal loobiti ja naine oli midagi sellist, mõjus kuidagi vulgaarselt, et naine see, lapsed muudkui lendavad ja mul on nii lõbus. Siis nüüd isad, vanaisad ja mis meil siis jääb? Mis meil jääb seda, mis kannaks meid rahvana, kultuurina, kuigi jah, kui praegu Tallinnas ringi vaadata, siis ma ei tea, see ei ole vist see kultuur, mille hoidmise nimel ma väga punitada tahaks. See kultuur on juba millekski ära muutunud, muundatud, mõjutatud. Vot nii. Ja siin pühadaegu, kui mina ütlesin, et kui paugu, siis on imelik. Pühadaegu üldse oli väga militaarne õhustik kõigi nende postituste ja artiklite näol. Lihtsalt üks näide. Eesti Päevaleht, sõja-aasta 2025. Ei tea, mis see 2026 nende arust tuleb. Kas nüüd sõja see hirmutamine muu saab läbi või läheks tagasi normaalse elu juurde. Aga kui te olete tähele pannud, siis kogu aeg käib mingi hirmu kütmine. Ja nüüd nende kalendri järgi saabub maailma lõpp. Ja siis osooniaugud, mis siin kõik asjad vahepeal on, kogu aeg peab olema vibra peal, hirm. Ja kui parasjagu ei ole mingit sükest suurt kataklüsmi tulemas, siis hirm, et sa ei ole viisav. Kõik siin venividi vitsi vehivad ja sina pole mitte keegi, sa oled, ma ei tea, tühjus. Ja siis ma näen, et seda propageeritakse ka, et kui sa oled koduperenaine, siis sa justkui, ma ei tea, meelehtel koduperenaine ja mingid muud väljendid. Ma ise olen ka natuke sellele rajale sattunud, kui sõbranna saadab mulle mingid juppe ja see läbiv teema on see, emadus, õudne, raske. Ja siis on endal ka siuke, et on jah raske. Siis ma hiljem, kui kuulsin, et ühel naisel on 1-aastane, 2-aastane ja 3. tulemas ja siis ma mõtlesin, et ma ei tea, et kui ma oleks selles positsioonis, siis ma ilmselt täna selle Kertule vaataks otsa, et kuule, sul on päris hästi. Ehk siis see, kuidas ma ütlen, olukordade võrdluses tänasel päeval, kui ma mõtlen sellele, kuidas esiemad kas või seda mähkumajandust pidasid, siis Kertule vaid kõik on väga hästi, naudi. Aga mingitel hetkedel, kui ise ei ole veel seal maal, et olla nii tugev, et nende hetkedega toime tulla, ära ikka võib endale veidi mingit tunnustust avaldada, et sa oled tubli, sa saad hakkama. Olgugi, et sul tegelikult ei ole üldse nii raske, nagu oli sinu esiemadel või teistel emadel sinu ümber. Sellegi poolest endale väikseid selliseid kiitusavaldusi jagada võiks. Sest kui me ei ole selles kohas, et ise ennast kiita, siis me ei ole suutelised ka välist kiitust vastu võtma, sest me ise enda sees ei pea ennast selle kiituse vääriliseks. See on minu selline väike sõnum emadele. Kiidame ennast isegi siis, kui meil ei ole nii hull kui teistel. Me sellegi poolest iseenda olude keskel anname endast parima ja iga päev natuke ületame ennast. Ja ma jagan ühte naljakat seika. Hiljaaegu üks klient, lapseootel rääkis, et nii palju juurde võtnud ja et see on ikka jube, kuidas ja pärast ei saada neid kilosid maha ja siis ma ütlesin, kuule, et ma saan aru ja, sest meile kogu aeg projitseeritakse, et ja vaata, kuidas see kuulsus nüüd on veel saledam kui enne rasedust ja nipsust. Ma ei tea, nädalate vältel taastuskeha ja teisel sama lugu ja niimoodi järjest meile luuakse pilti, et kuidas sina nagu hakkama ei saa. Ja kui ma rääkisin ennast, et isasid, vanaisasid rünnatakse, siis selle pildi maalimise kaudu mängib natuke ka emaduse peale, et meie eestlased jumala eest ei jätkaks oma põlve, sest me oleme siuksed tüütud. Ja siis ma ütlesin talle, et kuule, et aga vaata see kuulsus näiteks, tema puhul seda ei ole niimoodi afišeeritud, vaata, kuidas tema sai kohe oma bikiinikeha tagasi. Ja siis see klient, selle loo nali seisnebki selles, mis ta siis ütles. Ta on Võrust. Ehk siis, see on võrukate värk. See, et peale lapse sündi on vaja kuidagi, ma ei tea, leida rõõmu, aga mitte sellest, milline sa välja näed. Aga see on jällegi see koht, kuidas me näeme. Ma lähen nüüd teemast natuke kõrvale, aga lihtsalt see, kuidas meile maalitakse seda, mis on okei, mis ei ole okei. Ja need teemad sõidavad sisse ka millessegi, mis on püha, su keha on püha ja puutumatu, sa pead enda kehast tundma ennast hästi, kiirgavalt. Ja kui sulle siis näidatakse mingeid pilte, mis on okei keha ja siis, mida sa kiirgad,
ja see on see moment, millega mina isiklikult olen pahuksis olnud, sest ma olen läinud väga selle visuaali teed, mida meile projitseeritakse. Kuigi ma kunagi isegi mingi artikli võistluse võtsin teemal, et mis on siis ilus, et Sinead O'Connor kiilaka peaga, väga kaunis naine, siis ma tõin seal näiteid, kuidas ongi kurvikamad kehad, väga kaunid naised ja kuidas me võimegi olla välimuses äärmuses üksteise suhtes täiesti vastandlikud, aga me võime mõlemas äärmuses olla väga kaunid. Vot, aga ma asun nüüd asja kallale, muidu ma jäängi siin maast ilmast rääkima. Aga see lause, Ukraina õppetunnid Eestile, me ei pea kartma, et sõda puhkeb, vaid hoopis selleks valmistuma. Martin Heremi lause, mees, kelle nägu juba mõjub mulle päris häirivalt. Ja siis mõtled sõjaaasta 2025, Martin Herem lausub, Ukraina õppetunnid Eestile, me ei pea kartma, et sõda puhkeb, vaid hoopis selleks valmistuma. Kas te nüüd tundsite, kuidas teie ihust hirm ja kartus lahkusid? Sest Herem ütles ja ta nüüd väga tõsiselt võetav välja. Ja see on selline kuidagi kummaline loogika, et ma näiteks, ma pussitan sind, aga ära karda, ole selles hetkes kohal, valmis, tunneta seda ebamugavat tunnet, vaata, mida see su elule juurde annab, mida see õpetab. Ja mida see õpetab sulle sinu keha kohta, sinu suhe valuga tuleb esile. See lihtsalt see, mis ma praegu teile ütlesin, see on täpselt sama absurdne kui see, et Ukraina õppetunnid Eestile. Me ei pea kartma, et sõda puhkeb, vaid hoopis selleks valmistuma. Me ei pea kartma. Kui ma sind pussitan, ära karda, lihtsalt vaata, mis kogemus see on. Ja tegelikult see pussitamise näide ei ole hea arvestada, et siin hiljaaegu ühel mehel täiesti nagu lappesse läks ja ta ütles nii võikaid asju, mille peale Eesti politsei ütles ühele, kelle suunal ka need võikused käisid, et ta asub Soomes, ära muretse. Ja kui politseinik helistab sulle, siis minul on kombeks, kui Facebookis kirjutavad, palun pöörduda meilitsi ametlikult. Igasugult telefoni teile asja ajamine. Kunagi ka toodeti kümneid ja kümneid minu nime ja näoga Facebooki kontosid. See nägu muudeti, maakodu koht, seda nime kasutati. Ja siis ma pöördusin politseisse, et see ei ole okei, et keegi niimoodi täiesti nagu, kuidas ma ütlen, kinnisideena blokeerin ühe kasutaja, toodab järgmise. Ja kellelgi on kinnisidee ja see mõjub hirmutavalt ja politsei ütles, ei ole midagi, aga natuke enne seda tuli välja, et need IP-aadressid, need selliste trollide IP-aadressid läksid nagu ametkondadesse ja üks inimene ütles mulle, ma ei tea, kas see vastab tõele, et Kersti Kaljulaiu ametisoleku aegu pandi täitsa siuksed ametkonnad töösse või kas siis ametkonnad, aga sellised ülesanded jagati, et siis seda avalikku arvamust mõjutada. Sest et oma muu tegevuse kaudu ta ei saaks seda mõjutada. Mingi vaadake, palju seda Kersti Kaljulaiu fondi asju vaatavad inimesed või jagavad. Jah. Ja nüüd mõelda, et oi Kertu, sa jälle selle Ukraina kallal ja nii edasi. Ma palun teil näha läbi see ebaloogika. Ja kõik, kes te siin hoolite, liputate, Postimees kirjutab, Postimees Ukrainas. Ideaalne ukrainlane on täna see, kes saab sõjas surma. Aga mis Ukrainale me raha kogume, kui nüüd, ja siis nad surevad ja see on meile hea. Mis on Ukraina, kui ukrainlasi ei ole, kui nad pillutatakse mööda maailma laiali, kui neid tapetakse massiliselt, siis ongi Vanguard ja Black Rock, kes on seal juba väga agaralt puigmaid kokku ostnud ja me sinna siis saadame oma raha, et ise ennast sellega nõrgestada, kelle huvides käib meie maa nõrgestamine, kes tahab siin samamoodi võimu võtta. Jah. Ja tegelikult on Ukrainas ka ameeriklasi surma saanud, aga sellest ei räägita. Perekondadele makstakse kopsakaid valurahasid. Redacted kanalil, sama Redacted, kes eelmisel aastal oli ka selle õudse ratta sisse pandud, kus olin mina ja kõik, kes me siin räägime asjadest nii nagu on või vähemalt julgeme küsimusi esitada, peavoolus kaelda, sest see sama Redactedi kanal Eesti rattas, ta vist ei olnud, ühesõnaga välismaal tehti sama ratas, nii et see ei olnud meil siin kohalike nupukeste idee, see kopeeriti kuskilt ja see Redacted kanal on väga hea. Nad ausalt räägivad kõikvõimalikel teemadel. On see toitumine, tervis, sõjaärid ja nii edasi ja nii edasi. Soovitan väga seda kanalit. Ja ma olen seda ka mõelnud, kuidas meil siin aastavahetusprogrammi olen korduvalt maininud, meeletult rahasid pannakse põlema.
see ERR-i aasta eelarve, palju head saaks sellega teha, mitu jõulutunneli saadet jääks tegemata, kui me selle finantsi suunaksime millessegi asjalikku, vajalikku, eluliselt vajalikku. Ja võib ju öelda, et oot, aga need saated on ikka vajalikud ja nii edasi. Ma arvan, et neid häid saateid saaks teha ka väga-väga palju väiksema eelarvega. Sest kui ma olen vaadanud vanu filme, saateid, siis seal esiteks see tehniline pool, kui keeruline siis oli teha filmi. No, kogu see tehniline pool, see oli väga-väga palju keerulisem. Ja vahendeid oli väga palju vähem. Tänasel päeval meil on ülikõva tehnoloogia. Meeletult pritsitakse raha sellesse masinavärki ja välja kukub odav. Lihtsalt odav, kui ma vaatan tänapäevaseid filme, saateid, mida suurem eelarve, seda odavamalt see mõjub. Ja see võib olla minu isiklik selline mingi lühis, aga ma lihtsalt praegu väljendan ja võib-olla keegi märkab seda sama seost. Ma on jah, odavad need kallid asjad. Ja ma arvan, et see on sellepärast, et kui suur raha pritsitakse sisse, siis kuskilt see raha tuleb. Kellegi huvides on see raha mängu pandud ja need huvid ei pruugi kokku minna selle meie väärtusruumiga. Ja sellepärast hakkab häirima, sest meie väärtused on meile midagi väärtuslikku, kallist ja väga hinnalist. Ja siis meile pannakse peale midagi odavat, lääget ja meid mitte kandvat. Ja huvitav on ka see, et näiteks see sama COVID-i asi, kuidas mina ei või sellest rääkida, sest ma ei ole spetsialist. Bill Gates ka ei ole bioloog, viroloog, mis iganes, mingi IT-mees, kelle loogika on see, et kui sa tahad müüa viiruse tõrjet, on vaja kõigepealt viirus luua, arvutimaailm, teate küll, ja siis me peame uskuma seda COVID-i asja. Ja nüüd treitakse muud kui gripp, sest COVID-i asja enam keegi ei usuks. Ma soovitan teil vaadata Alari Lanno vist oli, ma ei mäletagi. Igatahes ma Facebooki seinal jagasin, kuidas ta siis ütles, et grippi nüüd COVID-i aegu ei ole sellepärast, et riietutakse paremini ja mis seal kõik oli välja toodud. Ühesõnaga täielik siuke pea plahvatab otsas. Kas te olete nagu täitsa omadega sassis või? Kuidas te suudate rääkida sellist juttu? Ma saan aru, suured rahad on mängus ja ongi see tunne, et kui midagi tehakse väga niimoodi suurelt, võimsalt, siis on mängus suured rahad ja mingi kahtlane agenda. Ja nüüd kuidagi on hakatud rääkima ka sellest, et see samune COVID-i agenda kuidagi mingit kummalist asja ikkagi ajab. Näiteks siin ootamatult surnud Norra laskesuusatajal avaldusid varem koroonavaktsiini kõrvaltoimed. Nii, mingid seoseid, et üleüldse neid sportlikke ja tublisid inimesi on maru palju läinud. Need sportlikud ja tublid, kes võistlustel osalemiseks, kes trenni tegemiseks pidid ennast vaktsineerima, kes tahtsid ollagi head inimesed ja mitte vastutada selle eest, kui keegi nende tõttu nakatuks, kuigi see süst seda ei välistanud. Marudalt nagu läheb neid. Turboväid on sellega seotud, seda sama infot saab ka sealt samalt Redactedi kanalilt. Ja meil, kui pannakse miljardid huugama sellise propaganda jaoks, tuleb jõulutunnel ja sel aastal väga südamlik pisarakisku, ma kujutan ette, mina seda vaadata ei suuda. Toetab sel aastal laste ravivõimalusi, vaatajate tuuakse südamlikud ja see on ka selline emotsioonidega mängimine, tunne seda valu ja nuta. Samal ajal meil on olemas need vahendid, et aidata neid lapsi. Meil on olemas informatsioon, kuidas ennetada paljusid neid asju, mille käes need lapsekesed vaevlevad. Aga nüüd mu jutt läheb ilmselt liiga uhuuks. Ei ole seal mingeid seoseid. Hiljaaegu oli kogemus, kus üks medtöötaja ütles, 15 aastat on töötanud ja mitte ühelgi lapsel pole olnud vaktsiini kõrvaltoimet. Mõtlesin, aga autism nagu väga levib. Ja see on toitumisega seotud. Ma ei tea, need loengud, mida mina olen vaadanud sisu poolest, kus on lapsevanemad, tulge, räägime autismist, toitumisest seal ei räägita kusjuures. Ei räägita digimõjust ja nii edasi, ammugi nendest süstidest. Aga 15 aastaks on mitte ühtegi kõrvaltoimet, mitte ühtegi. Ma ütlesin, et aga kui vaadata neid ravimi infolehti, ei, need on jama. Ja ma ütlesin ka, et aga see ei ole ju päris maailmast totaalselt erinev, see on ikkagi seotud. See, mis toimub ravimi infolehtedel. Ja seda ütles, et ei, et tema ühtegi juhtumit ei ole näinud. Ainult see, et rota vaktsiiniga lastel kakas esineb verd.
mis minu jaoks, ma mõtlen, et kui kakas on veri, on asi ilmselt juba päris puuks omadega. Aga, jah, päris masendav, kuhu me oleme jõudnud oma arengus. Aga ei, muidu kõik oli kenasti. Meie pesamuna nägi elus esimest korda meditsiinitöötajaid, mis on ka kinnitus teile, kes te ütlete, et Gert on meditsiinivastane. Kui on vajadus, ma diagnostilise poole pealt siiski hindan meie meditsiini, et saada täpselt teada, kui need diagnoosid on ka, valediagnoosi esineb päris palju, aga siin ongi see koht, kas sa usaldad seda enda tunnetust. Siin ma võiks jäädagi rääkima oma kogemustest, et kui arst küsib mu käest, et ega teil diabeeti ei ole ja mõtlen, et ei ole ja küsin, et kas see asi, mis on võib-olla seotud suhkruga, suhkru tarbimisega ja ta ütleb, ei, siin ei ole mitte mingit seost. Mitte mingit, aga sa just oled mu käest küsinud, kas diabeeti on. Nii et äkki on seos, suhkruhaigus ja suhkrumanustajana. Aga see selleks, ma olen tänulik kõigile nendele meditsiinitöötajatele, kes on mind ära kannatanud. Mina, kes ma ei ole siuke, jah. Aitäh teile. Ja kuna on selline uus aasta saade, siis eelmise aasta kokkuvõtteks ma kasutangi seda sellist tänamise kohta. Tänada kõiki teid, kes te olete kuulanud saateid minu ja teiste minu sarnaste omasid. Neid kuulata ei ole lihtne, sest kui sa kuulad, talletad endasse midagi või käivitad endas mingid mõttekäigud, mis ei pruugi isegi minu ja meie omadega sarnased olla või üks ühele, siis sa näed vastuollu sellega, mida meil ette söödetakse, see miljardeid eelarve, kuidas meiega manipuleerida ja see ei ole mugav koht, kus olla. Nii et aitäh, et te olete vastu võtnud selle ebamugavuse ja head teed minna sel samal teekonnal, otsides tõde. Ja ma ei oska sõnadesse panna, kui tänulik ma tegelikult olen, sest ma tunnen, et see eestlase keel avaldubki just nendes julgetes ja tänu nendele julgetele me olemegi kestnud läbi igasuguste aegade. Ja hilja, kui ma kuulasin Mart Nikluse intervjuud ja see, kuidas ta ütles, et see vangipõli vangilaagris käik, see tegi alati veel tugevamaks, julgemaks. Ma nüüd ei ütle päris tsitaadina, aga see sõnum oli see, et igasugune selline nagu meie murda püüdmine murrab meid tugevamaks. Ja ma arvan, et see on eestlane. Ja muu, mingi ledipükslus ja muu on, praegu oleks midagi väga halvasti olnud, aga ma ennast juba ütlesin halvasti ja võib-olla saab liiga sisutihe, või sellesse sisusse liiga palju halvasti ütlemisi, tahaks midagi kaunist, mõne kauni ja ilusa saate ka teha, aga kui ma tahan rääkida asjadest nii, nagu nad on, siis see ülesanne on keeruline. Ja jälle ma läksin liiga pikale mõtetada. Nii, et ma ei unustaks 2 asja, mis ma kindlasti tahan jagada. Nii, kajapesu. Mis see võib olla? Kajapesu. Viktorini küsimus või mõistatus. Mis asi on kajapesu? Kajapesu on see, et kui keegi on suure käkiga hakkama saanud ja mitte ühega, vaid seeriaga ja tundub, et muud ei oskagi kui käkke. Ja siis äkitselt meedias on pildid, kus inimene on niimoodi puunajal maigelt naeratab ja muidu mul on pagunid isegi kleidi peal ja siis veel Putin, ära kägistan su. Päris nii ta ei ole öelnud, aga analoogselt. Ja siis ta on äkitselt puunajal ja maigelt naeratab ja fotograaf on pugenud oksavarju, et sellel fotol jääksid niimoodi servadesse hajutatud puulehekesed, et see pilt oleks midagi inimlikku ja kaunist. Ja siis ongi järjest mingid pildid, kus teda näidatakse nii puhta ja ilusa ja siirana. Ja siis oli üks pealkiri, kus toodi esile, et ta ütles intervjueerijale, te ei küsiks seda eales meespoliitikult, ehk siis küsimus laste kohta. Kui naispoliitikult küsitakse laste kohta, siis ole tänulik. Keegi hoolib su lapsest, lastest. See on, ma arvan, et midagi väga ilusat ja tänuväärset. Sest nii on lihtsalt looduse poolt. Kas te teate seda, kuidas, kindlasti teil tuleb seda analoogiat, mingid näiteid ette, kuidas laps küsib, ema ei ole parasjakult, essi, ja isa ütleb, küsi ema käest. Ja emad on lastele, ma ütlen, kõige olulisemad. Ja see, et lastel on isadega tihe side, jaa, absoluutselt. See on
laps peab olema tugevas kontaktis mõlema vanemaga, tundma mõlemat vanemat, sest ta on nende kahe vanema summa, et mõista ennast, ta peab olema nende vanematega lähedane. Aga igapäeva teemades, kui laps näiteks mingi murega tuleb, siis emadel on seda empaatiat rohkem ja kui sa oled juba välja hõiganud kunagi, et mul on isegi öeldud, et mul empaatiat nagu üle mõistuse palju on, päris nii ta ei öelnud, aga analoogselt, siis su laps ilmselt oleks väga õnnelik, et kui tal on mingi mure või ta kuidagi elus kogeb mingit asja esimest korda ja ta otsib rahusadamat, kus saada mõistev, hooliv, empaatiline lähenemine, siis ema on see koht. Ja ma arvan, et see on ilus, kui naispoliitikutele pannakse südamele, et lapsed. Ja mulle endale ka kunagi, kui siin seoses selle uue lasteaia ehitusega, Nursipalu Raatland siis lasteaia alla, kuigi laps on täpselt nii palju, et eks ta üks hooldekodu kunagi tuleb. Ja kui ma tõin esile, et kuulge, et paned päiksepaneelid katustele, et tegelikult see on päris ohtlik. Näiteks tulekahju puhkeb, siis seda kustutada on keeruline, see on ühe tuletõrjujutt isegi. Ja see, isiklikult jutt, aga neid artikleid juba on küll ja veel. Ja siis tuletõrje teemal ma tahtsin ka tegelikult rääkida, aga tänases saates siis mitte, kuidas me hakkame tegelema ennetusega, sest tuletõrje päästetöötajaid on järjest vähem ja vähem, aga tegeleme ennetusega ja juhtumisi. Väga palju õnnetusi on just nende puukühtega majadega, ehk siis euroopalikud väärtused ja eesmärgid minna üle elektritele, et olla hästi kaitsevõimeline ja tugev maa, kus elektrita sureme välja. Aga mul oli ka see kogemus, kus pärast siis 2 kolleegi lendasid peale, et lapsele on kõige olulisem vanemaga koos olla või emaga või midagi sellist oli, et mõtlesin, mida sa kaagutad siin, me teeme oma asja ja sina mine oma laste juurde. Ja selles olukorras ma võtsin seda kuidagi naljaga, sest ma alati hakkan naerma, kui nad mulle peale lendavad, sest see on parim relv. Kui sa jääd endas rahusse, nemad on närvis, niimoodi tõmblevad sul kõrval ja siis lihtsalt naeratad. Sest muud moodi ei saa. Kui ise minna närvihaigetega kaasa sellesse närvihaige mängu, siis sellest keegi ei võida. Keegi peab olema rahu. See on ainuke selline ukseke, mille kaudu me saame jõuda paika, kus sünnivad lahendused. Ja see on huvitav, kuidas ma olen märganud meil peredünaamikat, et kui mina lähen närvi, kaotan rahu, siis mees on rahuseisundis. Ja kui tema läheb närvi, siis minus on see rahu. Ja ma ei tea, kuidas see on, kas see on lihtsalt nende aastatega paika loksunud või see ongi meie selline loomulik seisund, kus me lihtsalt olemegi nagu yin-yang märk. Ja see on huvitav kogemus ja vajalik. Ma tunnen, et toime tulla igapäevaelu väljakutsetega just selline dünaamika kannabki, mitte et sa oled kogu aeg selles paigal, et ma olen nüüd rahu. Aga vahepeal meis võivad käia läbi ka sellised, me võime käia läbi raskemate hetkede, kus me justkui murdume ja nendes murdumise hetkedes ma olen avastanud, et seal ongi see koht, kus ma mõtlen, aga kuidas me nüüd peaks tulema sellest olukorrast välja teistmoodi, et see ei korduks. Nii, ühesõnaga kajapesu, meie meediaruum on keskendunud sellele, et kaja pesta puhtaks kauniks. Mis on selle eesmärk? Igasugu nende kampaaniate käigus ma mõtlen kogu aeg, et meile näidatakse seda, taustal on juba mingi järgmine plaan paigas, meie vaatame seda, mida ta järgmiseks tehakse, Euroopast praegu tühistatakse ära, ilmselt põrgatatakse tagasi Eestisse, või plaanitakse tagasi tuua, sest Euroopast tal pikka või ilmselt pole, kui ta just sealt edasi kosmosesse ei suunata. Aga suure tõenäosusega tuleb Eestisse tagasi ja tal on vaja siin mingi soe koht luua. Ja see on maru hea, kui meil eestlastele on nüüd natuke teda puhtamaks pestud, et me äkki siis nii tuliselt ei reageeriks. Vot. Ja siin hiljaaegu käis läbi ka selline teema ja kuidas me seda tulisust maha saada. Ma arvan, et igasugu ained. Siin oli selline pealkiri, kus Postimehe juhtkiri. Suhtumine uimastitesse peab muutuma märksa paindlikumaks. Kuhu veel? Kui paindlikumaks veel? Ma küsin, meil on juba, ja me liigume Ameerika suunal. Ameerikas on praegu käimas selline trend, on siin mingi Silicon Valley analoog, sealt masti ettevõtte, kus sa lähed veebikeskkonda, sa kirjutad oma mure ära, sa saad seal kohe diagnoosi, ilma et sa kedagi näeks, et keegi sinuga pikemalt inimesena vestleks. Siis sulle antakse see retsept, paari päeva pärast on sul need ained postkastis. Nii, me oleme väga lähedalt, Eestis oleks sama asi. Tänasel päeval
helistad kuskile, räägid oma vaimse tervise probleemist, perearsti juurde lähed, räägid 15 minutit, kui sedagi, okei, praegu ma vist väga liialdasin ja depressioon. Või sind saadetakse vaimse tervise spetsialisti juurde, kus sa ka stiilis 15 minutit räägid ja tal on juba pilt selge. Depressioon, ATH, bipolaarne. Üks päev mul oli hea tuju ja siis järgmine päev ma tundsin, et kõik see, mis eile oli hästi, nüüd on halvasti ja bipolaarne palun väga. Ja me liigume selle suunal ja siis meil ongi, kui see tänavu uimastivärk läheb leebemaks ja me juba oleme täiega selle konksu otsas, ma enda ümbergi näen inimeste pealt, kes ütled, jah, mul on see ATH ravim ja ma mõtlen, et see ei ole ju normaalne. See, et sinu sees esile tulevad tundmused on vaja alla suruda. Kui tuimaks sa muutud ka selle suhtes, kui sa näed ühiskonnas mingit protsessi ja tunned, et see ei peaks nii olema ja siis sa saad ka selle alla suruda. Ja kui magus on siis igasugu kajasid tagasi tuua, kõik on siuksed, mul siin lahe trip käimas. Mis kaja? Laavet piisiaal. Okei, tegelikult see ei ole naljakas. Ma lihtsalt huumoriga püüan nendest õudsetest hetkedest läbi minna, sest kui ma mõtlen oma lastele, kui ma täna vanemana ei suuda igapäevaselt neisse sisendada seda, et kõik, mis sinus esile tuleb, see on selleks, et sa võtaks selle seedida, laseks minna, sest kui sa selle alla surud ja see niimoodi podisema hakkab, siis see võtab su enda alla ja sul ei ole enam õhku hingata, sest sa oled selle alla mattunud ja kõik need ravimid, mis suruvad alla seda, mis sinu hingest esile tuleb, see ei kao mitte kuhugi, see jääb taustale podisema ja võtab sinult inimesena ära sinu. Sest kõik, mis esile tuleb ka esile selleks, et sa kasvaks läbi selle tundmuse, läbi selle kogemuse, lahti mõtestamise ja meilt võetakse see ära. Ja kuidas allutada inimesi, ma arvan, et ongi väga hea läbi sõltuvuste, sest siis saab sellest sõltuvustundest, see, kus sa lähed kuskile ära omadega, sellest saab sinu sõber. Sest vaata seal ära olles, sul on hea, sul on soe, mõnus, lapselik tunne ja kui keegi kõrvalt näiteks ütleb sulle, et see ei ole sinu huvides, ma näen, kuidas sa laguned, ma näen, kuidas, ma ei tea, sa lihtsalt hävitad ennast ja sul on siuke, et aga kui ma olen seal kohas, mul on hea. Kui ma olen adekvaatne ja siin sinuga räägin, siis see jutt ei meeldi mulle. Plus kõik muu, mis ühiskonnas aset leiab ja öeldakse küll, et sõda tuleb, valmistume ja ära karda, aga tegelikult nagu tekib hirm ja see ei ole hea tunne. Aga vaata seal ära olles, söön need tabletid sisse, mõnus hakkab, hea on. Ja tegelikult, kui vaadata neid videoid, kus on siis need, kui tekkis on Ameerika tänavatel see narkoasi, tänavatel sa näedki lihtsalt narkojoopis inimesi ja mitte vähe. Kui nendega intervjuusid tehakse, ma olen seda näidet ka toonud, tihtilugu on need asjad alguse saanud just nimelt nendest kitlistiilerite medikamentidest. Saavad ja äkitselt nendest doosidest ei piisa või lõpetatakse väljakirjutamine ja need inimesed on kadunud, sest nad lähevad juba siis selle meditsiinisüsteemist välja ja kui sa tänavalt saad kraami, siis ma ei ütle, et see, mida kitlistiilerid jagavad, oleks kuidagi ohutum. Ei, sellel on teistpidi oht, sest see on normaalne. See on tervishoiuspetsialist, kes mulle need asjad määras. Aga kui sa tänava pealt mingi Vadimi käest ostad, siis ma arvan, et su lähedased vaatavad sellele ikka väga-väga viltu. Et see on nagu täiesti mitte aktsepteeritav. Mõlemad pidi. Minu soovitus on nautige seda, mis teis esile tuleb. Me oma igapäeva virvarris mõtleme, et võiks kuidagi lihtsam ja mugavam olla, aga inimeseks olemise kogemuses just see, kuidas sa tunned mingit aistingut ja sa kas või nagu halvavalt tunned mingi pettumus, viha, ängistus ja vaata, mis sinus puhtal kujul, kui sa ei tarvita mitte ühtegi meeleolu parandajat või ära tuimestajat, vaata, mis tuleb sinus esile, mis on see vastus, mis annab sulle tee sellest läbi minna. Ja kellena sa sellest läbi tuled? Mul on kogemus kunagi aastaid tagasi oli väga-väga raske aeg. Ma ei hakka detailidesse minema ja ma tundsin, et ma murdun. Ja ma siis läksin apteegist, vaatasin, et midagi, ma olin kuulnud, et Validol ja Baldarian ja et seda murdumist vältida, ennetada, sest psühhiaatriakliinikusse sattuvad inimesed ei ole mingi eritõug. Need on inimesed meie seast, kes lihtsalt katkevad
selle pinge all. Ja siis ma vaatasin, et looduslik nervostrong, mingi asi ravimtaimede baasil, võtsin. Ja mida ma siis tundsin? Ma tundsin, et kõik see minu tugevus, mis ma olin üles ehitanud läbi nende kogemustest läbiminemise, kadus. Ma olin toim ja ma tahtsin oma tugevust tagasi. Ma ootasin, et see mõju üle läheks, sest ma tundsin, et just see tugevus, mis ma olen läbi nende raskuste minemise läinud, see on see mina. See on see, mis kannab nendes rasketes hetkedes. Ja nüüd selles väga raskes hetkes vastus ei ole sellest tugevusest lahti öelda ja minna toimusesse, vaid vaadata, mis esile tuleb. Mis informatsioon tuleb minust esile, kui ma olen selles tavaseisundis, kus see, oma sükse askeldaja olekus, nagu ma olen, vaid ma lähen sellest raskusest läbi ja vaatan, mis tuleb. Ja see vastus ei ole ka see, et sa lähed mingi tervendaja ravitseja juurde, kuigi ka sealt ma olen ausalt öeldes omajagu abi saanud, sest kui keegi vaatab kõrvalt, siis ta võib näha selgemalt, kui sa ise selle pinge ja ärevuse sees. Aga siin on siuke libe jää, üldjuhul keskenduvad need ravitsejad, tervendajad sellele, et kui sa tuled abi saama, võta raha kaasa, ole hea. Ja see on see, mis minu jaoks ka määrab, et kui see hinnakiri on ikkagi selline, et hullult rikas pead olema, et abi saada, siis see abistaja ei hooli sellest, kas sinul saaks parem, vaid sellest, et temal saaks veelgi parem, et tema saaks elada küllus teadvuses sinu rahaga. Aga hästi, ma läksin natuke nüüd, läks kätt ära. Ma loodan, et mul sai kõik. Ja, tegelikult see narkootikumide ametlike, mitteametlike teemal juttu jätkub kauemaks. No kas või see, kuidas läbi nende ka inimkonda vähendatakse, sest üks kõrvaltoime on see, et meie selline püha energia, mis avaldub ka mis füüsiliselt, mis puudutab suguelu, kuidas meie need elundid muutuvad tuimaks tänu nendele ainetele. Ja sellest räägitakse nüüd natuke avalikumalt. Parem, ma ei ole kuulnud sel teemal mitte midagi, aga doktor Joseph, kellele ma olen varem ka viidanud, tema siis räägib sellest, et see on ka üks viise, kuidas meid muuta viljatuks, kuidas tema vist inimkonna vähendamist välja pole toonud, ta ei ole nii ekstreemne, kuigi mis ekstreemsus on see, kui ma räägin asjadest nii, nagu need on. Ju siis elame ekstreemsetel aegadel äkki. Igatahes, kui sa ei tunne endas seda energiat, seda, kuidas see füüsiliste aistingutena sinu kehas avaldub see energia, siis me oleme välja suremisel määratud, sest see on see energia, see on eluenergia, see on see energia, mille pinnalt me anname elu, see on see energia, mille pinnalt me ise oleme siia ellu tulnud. Ja kui nüüd on normaliseeritud, et meil on meeleoluparandajad, normaalne elu osa, et kellele aspirin, kellele mingi narkootikum on ju, siis me oleme päris ohtlikus kohas. Ja need inimesed, kes tajuvadki, kui tuksis see kupatus siin on, ma lõpuni ei saa ka pahaks panna, kui seda tunda midagi paremat. Aga minu soovitus on otsida see parem tunne puhtast, kainest, endast. Sest kui me siia sünnime, me oleme ülivõimsad. Kujutage ette seda rakukeste pooldumist ja inimkeha moodustumist ja kuidas me oleme nii targad, et seal ema üsas moodustuda inimeseks ja siis sündida. Või looda on tegelikult juba inimene minu jaoks. Ja siis me sünnime ja kuidas me kasvame lihtsalt ema rinnapiima pealt sellisteks tegelasteks. See on nii tark süsteem. Järelikult selles on midagi nii geniaalset, et kõik see, mille sisse me oleme sündinud, ei ole juhuslik. Nii et nautige seda kogemust ka siis, kui on ebamugav. Aitäh kuulamast ja praegu on selline tunne, et tahaks midagi väga võimsat ja kandvat öelda, et see kannaks teid järgmise aastanumbri lõpuni välja. Aga vaadake, mis teist endast esile tuleb, mis on see lause või sõnum, mis te tunnete, et sel aastal teid kannaks nendes kõige raskemates hetkedes ka. Tänan kuulamast. Saade on salvestatud 2025. aastal.